mina siis mõtlesin, et kuna te näete täna väga palju slaide ja õpiringis peaaegu kunagi slaide ei kasutata, siis mina ühtegi slaid teile ei näita. Ja räägin siis õpiringidest õpetajate professionaalse arengu toetamisel. Olen Maria Jürimäe, hariduskeskusest. Ja siin auditooriumis ma näen juba mõnda inimest, kes teab palju õpiringist, aga võib-olla osad ei tea üldse, mis asjad on. Et kes tahaks teada, nagu Emmanuele siin määramatust ja ebakindlust, et mis asi see õpiring üldse on? Ikka leidub, nii. Et siis ma mõtlesin, et kuna ma slaide ei taha teile näidata, siis ma joonistan siis õpiringi teile. See on siis, kes seda näeb, see kohe tunneb ära, rõõmsad Kati Koravaasas. Need kriipsujuhud. Et on selline kamp õpetajad, kes saavad kokku, ma kirjutan peale õpiring. Nad saavad kokku regulaarselt, et siis, kui õpetajad saavad kokku ühe korra, näiteks mingisugust aasta koosolekut, see on ka regulaarselt, aga ikkagi natuke tihedamalt. Või kui keegi käib koolitusel, tuleb õpetajad teistele, et see ei ole veel õpiring, vaid ta saab kokku mingi regulaarsusega. Eestis väga tihti ta on 2–4 nädalat, 2, 3 või 4 korra nädalas harva. Ja korra 5 nädalat on ka mõned. Kui palju seal õpiringis siis õpetajaid on? Kahekesi on naljakas mingi teha. Kolmekesi öeldakse seda, et pole veel päris õpiring. Et 3–4 mõned juba loevad õpiringiks ja kui seal on üle 15 inimese või isegi üle 12 inimese, siis nagu jälle õpiringis on see, et ma algul mõtlesin, kutsuks teid ka istuma kõik ringi ja nii, aga praegu see aeg veerand tundi pole nagu mõtet sellest kulutada, ma ei tea, mitmed minutit ringi istumisele. Et teoorias 6–8 on selline optimaalne, aga 10–12 on ka, siis sageli tehakse siis pooleks või näiteks 4 kordaks mingil hetkel. Aga et kuna tavaliselt algul on see, et kõik istuvad ringis, igaüks räägib, kuidas ta siis on läinud, eelmise korra eesmärkidega, mida ta nüüd tahab, siis kui neid on väga palju, siis läheb selle, et ta on jube kaua aega, kui me oleme tudengitega teinud, siis nende väikses grupis on mõnus, oma 6 tükki räägivad ära, aga kui näiteks 30 tükki ülikoolis juba pannakse ja siis igaüks räägib, mis tal on juhtunud ja siis meil on 30 tundi vähemalt läinud, kui mitte 1,5, siis nagu tundub, Nii, mis õpiringis on? Kuidas seal õpitakse? On erinevaid formaate. Väga tihti vaatluspõhine õpiring. Vaadeldakse näiteks kolleegide tunde, tehakse videovaatluseid ja esimene kord, kui me tegime selle 2009-10 4 Eesti koolis, oligi selline formaat, et esiteks filmiti enda ühe teematunde, siis kõik õpiringis osalevad õpetajad filmisid ja võtsid paari, et näiteks me oleme Tiinaga ühest koolist, vahetame, vaatame vastastikku. Ja siis näiteks keegi teine Liis on hoopis muust koolist, siis vaatame, et mina näiteks olen lähtelt, vaatan Ääsmäe tunde või vastupidi. Ja siis nad otsisid sealt just õppimistoetuga hindamise elemente. See oli väga põnev formaat, vahepeal saime kokku, arutasime ja muidugi seal olid omad miinused ka, video, appi, mu hääl tuleb ju nii lollakalt. Appi, kui lõpus 10 alla võtma, siis võib videot teha, mis mõtleb. Et sellised asjad. Aga see on üks võimalus, on tihti see, et pigem minnakse kohale lihtsalt vaatlema, et ei ole seda videot vahendusel vaatlust. Teine variant, et on keegi, kes õpetab, ma teen praegu siis naisõpetaja, et on keegi lektor või tark, see õpiringis võib olla üks liikmetest, see võib olla ka keegi kutsutakse. Me tahame kaasavat haridust, aga me ei tea, et kutsume kellegi räägime, mis on kaasav haridus. Ja see ei tähenda, et nagu see ei võiks olla nüüd selline vahelduv, see võib olla ka nii, et nüüd ütleme kokku, et nüüd sina teed selle selgeks, nüüd sina teed selle selgeks, igaüks ringi ratast. Siis võib muidugi tutvuda raamatutega, internetimaterjalidega, otsida kirjandust, et on selliseid õpiringe, et keegi tutvub mingi teooriaga, siis räägib teistele. Ja tundub, et oota, mis õpiring, et see on täiesti tavaline õppimine. Aga nüüd õpiringi eripära on see, et siis kõigil on oma klassiruum, kus on siis mingid õpilased. Ja seda, mis õpiti, ta rakendab praktikasse, et õpiring on praktikapõhine. Ja kui nüüd Emmanuele rääkiski siin, et näiteks me mingit tehnoloogia asja tahame kasutada, ma tahangi teha mingisugust videot, teen oma esimese video ära, räägin kõik ära, ja siis lapsed ei viitsi neid vaadata, neil on kõik jama ja nii, et siis ongi vaja, et selle sama
määramatusega toime tulla, et tulla selle ringi tagasi. Et näiteks ma proovisin, et armsad õppijad, nüüd palun eesmärgistage oma tegevust, 5 tahaks saada, 3 läbi tahaks saada. Ja siis ta tuleb tagasi, teine õpetaja ütleb, minul ka esimesed 7 korda ei tulnud midagi välja. Aga 8. tuli, et see tähendab, et see asi läheb õpiringi tagasi, jälle praktikasse, jälle õpiringi tagasi ja siis see praktikapõhisus, üks on regulaarsus, teine on praktikapõhisus, on hästi oluline. Ja see aitabki siis seda praktikat paremaks teha, et meil ei ole mõtet, me võime lugeda, ma ei tea, Nietzsche't ja Schopenhauerit, aga ainult juhul, kui meie see klassi või rühma tegevusse paremaks muudab. Siis on seal veel hästi tähtis selline võrdsus, et kas õpiringis, kuigi seal on keegi moderaator, kes neid nagu arutab, kuidas me seda nüüd arutame, kas näiteks igaüks nüüd räägib lihtsalt, või et igaüks saab 3 minutit, paneme liiva kella jooksma, algul tundub väga jama ja mina algul, kui ma lugesin nii-öelda protokollid, mõtlesin, et õpiring on tore, aga protokollid, mis mõtlesin, et hakkame aega võtma, et sa räägid 2 minutit, siis meil 5 minutit küsimusi, siis jälle 2 minutit, et see on mõrdõrne. Ma ei kasutanud neid esimesed paar aastat. Mis häda mul oli siis? Nii. Ja väga tore, Anu, et sa nüüd oled selle nii põhjalikult rääkinud, kuulame, mis teised ka teevad. Alati on kambas mõni, kes räägib 30 ajast ära, keegi, kes on täiesti vaid. Et selles mõttes on seal õpiringis lihtsam kasutada neid protokolle, sest siis lihtsalt see formaat sunnib kõiki aktiivseid, passiivseid osalema. Ja siis muidugi õpiringidega selles mõttes mul ka vedas, et esimesed 3 tükki läksid millegi pärast väga hästi käima. Ja siis ma mõtlesin, et see toimib. Oleks esimene täitsa metsale, oleks jama. Et 4. mul oli üks inimene, kes oli õpiringis, ütles, et no nii, noor inimene ülikoolist, õpetage mind. Mõtlesin, et see on nagu kollegiaalne praktika jagamine niimoodi. Õppejust saab mind, mina tahan, et nüüd õpetatakse. Ja kui see õpiring ei ole vabatahtlik, siis ta ei kipu tööle minema, sest LP-d Tartu koolidest teate, see pedagoogilise keskkonna planeerimise, seal on need kogu pool loetakse 8, ja nüüd, et sina lähed sinna ringi, sinna ringi, ja siis mõned on seal. Mis juhtub, ütleb probleeme? Aga mul pole midagi juhtunud. Ma võin pöidast midagi välja imeda. Kas sul on sütka probleem, siis sa selle 5 peasid hakkama? Mina küll saan hakkama. Ja see õhkkond läheb selliseks, et õhkkond on tegelikult, et me oleme professionaalsed kolleegid, me õpime üksteiselt, me ei näita ennast perfektsena, et me näitame oma vigu, just sellepärast, et siis me saame veel paremaks, et siis kui ma olen juba nii hea, et ma enam paremaks ei saada, lõpus ma saan. Ja selline tore asi, protokoll ma panen siis sulgudesse, et protokollid võivad olla, aga selline vastastikune õppimine, toetamine nagu ärisele, et mastermindid, et me saame muudkui paremaks õpetajaks ja seda me ei saa üksi teha ning mis on pluss, siis ongi üks, et see toime tuleb ebakindluse määramatusega. Ma julgen katsetada haridusuuendusi, mis ütleme, on suur uuendus. Kui suur tõenäoline on see esimesel korral välja tuleb? Mitte just väga suur. Et ma julgen proovida, ma julgen veel proovida. Et sa küsisid vastuseid, aga pärast ütlesid, et nii, sinu vastus ei olnud just see, mida mina ootasin. No siis varsti lapsed ei paku vastuseid, et kõik sellised asjad. Ja me oleme seda teinud siis juba 100 kooli- ja lasteaiaõpetajatega läbi ja me oleme kokku pannud materjale. Siin on ka minu toime tuleb tehnoloogilise ebakindlusega, et see variant, mis ma trükkisin, mul sisukord on siin natuke numbrid on sagedi ja nii, sest et kui ma seda küljendasin esimest korda, siis hakkasin seda muutma, läksid kõik paigast ära ja siis ma tegin täna niimoodi tühikutega, nagu tudengid teevad ja selliseid toredaid asju, aga nüüd uus variant arvutis juba parem on. Ja siis on ka sellised pildid siin, mis siis Adobe Illustratorit õppisin, nii et selline elukestev õppe, et te võite vaadata, see tuleb siis selle PDF või siis digiraamatuna nagu üles ja ka lasteaia ja õppejõudude jaoks on olemas. Ning koolitused lähevad edasi ja just käisime Palamuse koolis oma meeskonnaga ja nad olid see nii vaimustatud, hakkame seda tegema, nii et vaatame, et ta on selline meetod, mis õpetajal nagu aitab olla just, et ta on ise tark, kõik seesama, ütleme, Ryan ja Kristi, et ta on kompetentne,
ma olen pädev, ma olen autonoomne ja samas mul on see kuuluvus või seltskond, et ta neid vajadusi hästi rahuldab. Et meil ei ole vaja, me võime kutsuda vahel näiteks, ma ei tea, HEV või digispetsialisti meie õpiringi tutvustama, aga et üldiselt me saame seal hakkama, et ei ole vaja kedagi, kes meid õpetaks, vaid täpselt ise targad. Ja selle kohta me kogusime ka andmeid. Ning fookusgrupi intervjuusid tegime siis, nii et kui on mingi protsess, ütleme, õppeprotsessis, tavaliselt on ikka algul planeerimine, siis on teostus ja siis on hindamine, vot refleksioon unustasin kirjutada, väga hea, tuli meelde, refleksioon. Et seesama noor tagasi, alati toimub seal õpperingis see, et me nüüd katsetasime midagi, me nüüd vaatame, kuidas läks, et see on andmepõhine, et see ei ole selline, et tegime ära, ei läinud tööle, vaid ongi, et miks, kuidas refleksioon, hindamine, analüüs. Ja need on nagu, ütleme, põhimõtteliselt sealt läheb uuesti planeerimise juurde, aga ma praegu siis koostöö puhul nagu õpiring peaks aitama kaasa sellisele sügava tasandi koostööle, et kui me ütleme koostöö näiteks puudub, siis on hinnapealne ja siis on sügav koostöö. Et ütleme, et see on see koostöötasand ja kui need kolm asja panna, siis me intervjuudest ja fookusgruppidest vaatasimegi siis, et mis toimub meie koolides ja lasteaedades. Et näiteks, kui nagu planeerimine oleks puudus, siis on see, et kooli õppekava kirjutab valmis õppejuht ise näiteks. Siis teostus, iga õpetaja õpetab omas klassis, uks on kinni, midagi vahet pole, igaüks paneb kinni, nagu ise tahab. Ütleme, kui see on pinnapeal, siis tihti on, et näiteks õppekavas jagatakse ära, et sa teed selle, ja võib-olla pärast vaatame koos läbi. Või hästi tihti ürituste puhul näiteks, et teeme mingi ürituseni, kes vaatab eeskava, kes vaatab kostüümid, kes paneb kuulutused, jagame need jupid ära ja siis vaatame, mis välja tuleb. Sügavat koostööd planeerimisel, see ongi see, et me leidsime huvitav, et kui me alustame näiteks, et me plaanime mingisugust asja, näiteks, et me õpetame päriselt paarist või me õpetame rühmas alagruppides lastel, et ongi väikeste lastega midagi ja me teeme seda päriselt koos, me planeerime seda päriselt koos, siis kui see õppiring tuleb ja me hakkame seda ka koos sügavalt analüüsima, et tõepoolest me jõuame nagu selleni, et miks mõni laps polnud kaasatud. Kas tal on mingi vajadused rahuldamata? Mida me saame teha, et tal näiteks oleks võimalus eraldada, möllata teha? Et siis see õpiringide rakendamine aitab siis tekitada seda, et meie koostöö esiteks ta läheb selles suunas liigub, et ta läheb puuduvast pigem sügavama poole ja teistpidi ta läheb siis ühisest kavandamisest selle kaudu, et ühiselt analüüsime ja hindame nii, et siis muudkui see hindamine aitab peale seda kavandamist sügavamaks teha. Et selles mõttes ta avab õpetajatele selliseid variante, mida nad üksi tegelikult ei saa. Sest õigegi mitu päev koos jõutakse sellise turvalise keskkonnani ja muidugi, mis on selle kõige tulemus, miks seda õpiring üldse tehakse, on siis see, et iga laps saaks võimalikult palju areneda. Et olekski, et ei oleks sobilik ainult, ma ei tea, mingi neljaalistele kõigile keskustele, vaid et oleks siis kõik muu keele kultuuri taustaga lapsed kaasatud ja õpetajad tunneks, et nad on pädevad professionaalid, saavad õpiringist head tagasisidet ja tunnustust. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma saan nii ruttu valmis, et jõuab isegi küsida õpiringi kohta. Et õpiringi kohta, nende koolituste sekkumiste asjade kohta, kellel on? See ongi see, et kui ma ruttu, siis veel võtan. Kas keegi teist on nüüd, kui ta selle definitsiooni ära koolis kuulunud mõnda õpiringi? Ei, ma jäin mõtlema seda, et selliseid, need on nüüd vajaduspõhised, et kui on professionaalid koos, siis see vajaduspõhine ring tekibki. Lihtsalt võib-olla küsimusena küsiks nagu seda,
et mis te sagedusena nagu pakkusite, et see nagu sobilik oleks? No see sõltub, et ütleme, minu arust 2–4 on Eestis suhteliselt optimaalne. Et näiteks kui tulevadki inimesed näiteks, neil on mingisugused asjad näiteks, et nad proovivad rakendada mingit digivahendit, ütleme videoasju oma suumitundides, siis nad saavad iga 2 nädala tagant kokku, räägivad, aga mina tegin selle, ma leidsin sellise toreda asja nagu Lumen 5 lõikasid lups video kokku. Meil on videod sellest ka, pärast sinna kõik paketti tulevad, et tegimegi siin ka Lumeniga videoid ja siis tegime intervjuusid sellest õpiringi mõjust. Et umbes nagu 2 nädala tagant, aga samas näiteks hästi lihtne õpiring on, ütleme, kui koolis lasteaias pole olnud, aga nad tahavad teha, nad ei taha koolitusele tulla, nad tahavad, et jess, teeme ära, nii äge. Siis hästi lihtne on korra kuus, kas mängu või meetodi õppering, et saame korra kuus kokku, näiteks klassiõpetajad, igaüks võtab kaasa ühe toreda meetodi, kuidas näiteks õpetada arvutamist. Ja siis nad jagavad, katsetavad, see on nagu asi, mis rahvale hästi meeldib, väga lihtsalt toimub, väga lihtne rakendada, ei ole nagu mingit suurt oskust sinna vaja. Või lasteaias hetkeg mäng, et mõni õppemäng, proovime, ma 3 muutsin reeglid, tegin lihtsamaks, mul on see laps, kes keelt ei räägi, talle tegin nii ja kõigile meeldib ja ongi, et kuigi lasteõpetajatel enamasti oli kohvrides mänge, alati 3 kohvrit kulub juurde ära. Kas see raamat on seal hariduskõrgas ka praegu olemas? Ta läheb, sellepärast, et kui te vaatate, ütleme, seal on näpukaid veel ja siis on see sisukord on jah see nügitud, et aga tema ja samuti lasteaia versioon ja need lähevad kõik sinna, et selle kuu jooksul, nii et ma see nädalavahetusel veel natuke möllan. Jah. Nii, veel küsimusi, kommentaare? Sooviks, et kuidas täpsemini me peame ikkagi selle eluga kokku puutuma, kus on koolid, kes ikkagi sunnivad jätkuvalt tulema ja tegutsema ja tegelema sellega ja ei ole üksikud, vaid enamus pigem. Et kuidas sellistes olukordades me ikkagi saaksime hakkama saada nüüd käima panna, kui tegelikult ongi mitte ainult kool sunnib, vaid ka nagu kollektiiv on konservatiivne ja sellised õppemeetodid aga ei ole väga vastuvõtlikud. Et kuidas me siiski suudame läbi isegi konfliktide neid siiski nende eesmärkideni jõuda? Siin on 2 varianti. Üks variant ongi, et nagu mõni kool näiteks Valgas oli, nad tulid kalgul meiega sinna, ka terve kooliga lähme peale, alustame mida 12 õpiringi, 3 nõudetung, me tahame kõik, ma ei tea, mängud hevd, ja siis no ma siis lähen siin ja siis elened, aga siis, kui nad paari aasta pärast lubasid, et ütlesid ümber valida ja saate teha teemad teiseks, siis ikkagi need kooskäimise meetodid, et siis juba see vastupanu oli palju väiksem, et paljud nagu ütlesid, et saab mingit kasu. Minule meeldib pigem teistsugune variant. Näiteks Saaremaal ühes koolis oli nii, et nad tegid lahedat õppistetud. Ütlesid, et nad tegid lahedat õppise. Ja mitte igaüks sinna ei saanud, aga siis läksid jutud käima. Et see mäng, et 7. klassile nii meeldis see QR-koodi mäng, kus on lahedat õppistetud, kas me juurde ka saab. Et see võib olla ka hoopis teistine, nagu see Tomsööri jäämine. Ja muidugi on ka see, et igasugu toredad meetodid, mida õpiringis tehakse, näiteks on olemas igasugused nende vaikivad kirjutamised, ilmakaarte mängud, mingid asjad, mis nagu, mul pole kunagi kogemus, et nad ei läheks rahvale peale. Teha kogu kooliga, vaadake, teeme ühte toredat harjutust, vaat see on üks õpiringi asi, kui tahad, tule vaata, teeme veel. Ja siis nagu jälle, tegelikult see peaks käima ja kui mõni õpetaja ütleb, et mina ei taha koostööd, ma ei kannata seda. Aga mis siis õpetaja? See on, ma ei kannata inimesi. Okei. Et see peaks ikkagi käima altpoolt, sest et ütleme, on tõesti, ma olen nõus väga palju Eesti koole, kes on teinud ülevalt, lähed õppiringi, lähengi, olen seda, passin selle tunni ära, mingit kasu pole. Ei ole õppijate arengut. Pigem mitte see, et ka, et nagu mängib kogu kollektiiv on konservatiivne, et kuidas nagu siis nad ongi kõik koos ja ühtne, et see ühtsus väga hästi töötab, analüüs. Aga kui kogu see kambakas tuleb tagasi, eks ole, et neil hakkabki see ühtsus looma täitsa teises suunas, et just nagu vastu töötada kogu selle. Siis tulebki otsida, et kas nemad tahavad siin väga palju tagurpidi meetodid, et seal Palamsel käisin, see just ütles ka, et on kõik väga kaitses ja tegelikult on küsimus, aga mida teie tahate teha oma koolis? Nad tahtsid ühte, teist ja kolmandat ja see läks kuidagi hästi. Seal ongi vaja seda koolitust, jah? Mina tahtsingi küsida just need õpiringid, aga need teemad, kas see siis kujuneb välja koostöös, et mida õpetajad tahavad või kes seda nagu ütleb, et meil on sellised õpiringid? Ja,
või see tuleb ikkagi, ma ei ole kursis. Ei muidugi, materjaliste variant, üks on see, kes tahab tulla, kui on inimese õppering. Ja kes need üldse need teemad siis valib sinna? Et siis on see, et näiteks keegi kooli juhtkonnast näiteks pakub välja, aga parem on see, et keegi õpib õppering juhiks nii, meil on nüüd õppering, mis teemad on meile olulised, sest et see uurivate õppijate kogukonnas võivad igaühel on oma teema. Mina uurin herbist, sina uurin muukeelset, tema uurib digit ja siis me räägime, kuidas meil läks ja tegelikult ei ole üldse nagu vaja, et aga sama teema, sest et selleks motivatsiooniks, autonoomseks motivatsiooniks oma teema valib.